tõid olümpsist oma apelsinid siia nüüd. Need olid tal olümpiast kaua, aga ta istusime siin. Minu näiteks üldse siin ei toiminud midagi. Okei. No, ja ei, ma näen, kõik on korras, aga kuule, aga ainuta siia poole. Noh, teeme nii. Tšau. Kuidas see läks? Tahaks öelda, et see väga päevitumisega tegelikult vist ei ole. Olen küll, aga ma hoidsin ennast. Ma sain aru, et ma pean nagu eetris olema. Võetakse maha. Just tahtsin ütelda. Siirulus mõttes. Aitäh. Ikka selja pealt läheb päris nahku. Aga ma püüdsin mõõdukas olla. Erinevalt oma tavalisest. Ma ei oska nagu selle kohta mitte miskit tarka öelda, sellepärast, et inimene, kes saab seda korraldada, tuleb kohe. Ainus asi, mis ma oskan öelda. Mis puhul selline üritus siin? Isegi listi käest, see on listi idee olnud. Esiplaan. Ahah, ja siia pani
Te olete kõik pausis. mida? Seini Ah. jaamus, te teate ta ju. Jah, mis ta on Postimehest ära siis? See on paljud teisedki. Ma kuulsin viimasel päeval, Veedleri viimasel või eelviimasel päeval Veedler võivad minst niitavad. Umbes nii, jah. Sa oled kursis kõik? Jah, väga hästi kursis, kõik jooksevad minule rääkida. Seda juttu ei saa vist rääkida.
see kõik mikrofoni. sõnavabadust ja lükates edasi valimised. Päts ütles ühes oma sõnavõttudest, et rahvas on haige, vajab seetõttu arstimist ja puhkust. Ja juba sama aasta oktoobris saatis riigipea nii-öelda koju parlamendi ning märtsis järgmisel aastal keelas erakondade tegevuse. Need minevikus saadud kogemused on Eesti riiki pärast iseseisvuse taastamist üsna mitmes mõttes aidanud õiget teed pidi käia ja vähem ekselda ja sellepärast täna selles avalikus vestluses vaatamegi tagasi toonastele sündmustele, arutame vaikiva ajastu ja ka tänase Eesti üle. Minu kõrval vestlusringis, mina olen Kristi Liiva, üks Arvamusfestivali korraldajatest ja minu kõrval vestlusringis on ajaloolane Ivo Juurvee, ajakirjanik Kalle Muuli ja poliitik Anvar Samust. Ja ma arvan, et kõigile meeldetuletuseks annan ma, Ivo, kõigepealt sulle sõna, et aita meil mõned olulised daatumid ja sündmused, mis toimus 34. aastal ja võib-olla isegi olulisemana, mis selleni viis? Jah, kõigepealt aitäh kutsumast, et mul on alati hea meel, kui inimesed arvavad, et ajaloost ikkagi on midagi õppida. Kuigi ma ka nõustun selle teise poolega sellest lausest, et ma arvan, et suurem osa neid õppetunde on tegelikult juba ära õpitud. Et mis siis toimus? Jah, et sellel 12. märtsil siis kell 2 päeval said siis Tondi sõjakooli kursandid käsu liikuda seda linna ja võeti valve alla tähtsamad objektid ja poliitilise politsei töötajate poolt siis vahistati juhtivad vabadussõjalased. Ja sarnaseid aktsioone viidi läbi ka teistes Eesti linnades ja maakohtades. Õhtul kogunes valitsus, kuulutas välja siis erakorralise seisukorra või nagu sa nimetasid tegelikult kaitseseisukorra siis toonaste seaduste järgi ja väideti siis, et vabadussõjalased olevat nagu plaaninud riigipööret. Ja seda tegevust juhtis siis Konstantin Päts, kelle algatusel ka määrati siis sõjavägede ülemjuhatajaks ja sisekaitse ülemaks kindral Johan Laidoner. Et mis on oluline ära märkida, et selles ei olnud midagi põhiseaduse vastast, valitsus tegutses oma volituste piires ja ühtlasi oli see ka konsensuslik selles suhtes, et sellel tegevusel oli nagu toonaste kõigi suuremate poliitiliste jõudude toetus välja arvatud vabadussõjalased ise. Aga nüüd minna natukene tagasi, siis vaadata, mis enne seda oli juhtunud, et siis mis sellise asja üldse võimalikuks tegi. Ma arvan, et tuleks ära nimetada 3 asja. Üks neist on majanduskriisi mõju, siis Eesti põhiseadus, milline ta varem oli olnud, ja 3. Eesti suhtumine või harjumused seoses kaitseseisukorraga. Et majanduskriis oli mäletatavasti alanud 29. aastal USA's börsi kokkukukkumisega ja mõjutas ka Eesti majandust väga karmilt ja selleks, et mitte need poliitilistel põhjustel ei tahetud krooni devalveerida, kuigi see majanduslikult oleks võib-olla olnud mõttekas ja selleni jõuti siis 33. aasta suvel, mis oli rahva seas äärmiselt ebapopulaarne otsus. Ja kuigi tegelikult 12. märtsiks juba hakkas majanduskriis taanduma, aga nagu me ise oleme näinud, ütleme võib-olla 98. aastal või aastal 2009 hiljutisematest majanduslangustest, et ega see kriisi taandumine kohe igaüheni ei jõua, et seda kriisi sees olles on nagu raskem ära tabada kui võib-olla tagantjärgi. Siis põhiseadus. Et Eesti põhiseadust nimetati siis 20. aastal, kui ta vastu võeti kõige demokraatlikumaks maailmas. Ja mõneski mõttes ta seda ka oli, et riigipea institutsiooni kui sellist ei olnud. Ja teine asi, et ei olnud ka mingisugust kvooti, nagu meil tänapäeval on 5% kvoot parteidele pääsemiseks Riigikokku, siis toona seda ei olnud, et kes mingeid hääli sai juba, et kui ta sai piisavalt palju ühe koha jaoks, siis ta sinna ka sai. Ja selle tulemus
oli siis see, et suhteliselt ebastabiilseks muutus kogu poliitiline süsteem, et valitsuskriisid olid üsna sageli ja üsna tugeva ja üsna pikad. Ja kas see, et need valitsuskriiside sagedused oli kui põhjus, miks poliitilised jõud toetasid seda vaikivajastu aluseks saanud otsust? Seda põhiseadust, ma jõuan kohe lähemale selleni, et siis üks järeldus, mis idee põhiseadust muuta, käidi välja juba 20 aasta keskel, aga need hääled muutusid valjemaks seoses majanduskriisiga, mis loomulikult inimeste rahulolu ükskõik millise poliitilise korraga oleks vähendanud. Ja põhiseadust mitmed rahvahääletuses üritati muuta, kuni lõpuks 33. aasta sügisel võetigi vastu vabadussõjalaste välja pakutud eelnõu, mis siis oluliselt seadis sisse riigipea institutsiooni ja oluliselt vähendas parlamendi õigusi. Ja see põhiseadus oli tegelikult 12. märtsiks juba kehtiv. Ja mis on veel üks võib-olla ajaloo õppetund, eks ole, et selles põhiseadus oli ette nähtud ka võimalus valitseda dekreetidega. Et seadused ei võeta vastu mitte läbi Riigikogu, vaid nüüd on riigi peal võimalus anda dekreedina. Ja nagu ajalugu on näidanud, siis tihtipeale, kui sellised asjad on sisse kirjutatud põhiseadustesse, et siis see võib varem või hiljem jamani viia. Ja kolmas asi, mida ma tahtsin mainida, et kaitseseisukord, mis siis ka 12. märtsil välja kuulutati üleriigilisena, et kui tänapäeval on erakorraline seisukord midagi väga erilist, mida ei ole kunagi olnud, et siis toona oli see suhteliselt tavaline praktika, et kaitseseisukord oli juba kehtinud tegelikult 1905. aasta revolutsioonist alates. Toona Tsaaririigi poolt välja kuulutatuna, ka kogu esimese maailmasõja, loomulikult vabadussõja ajal, ka hiljem ei olnud küll üleriigilisena, kuulutati ta välja ainult paar korda, eks ole, 24. aasta detsembrimässuga seoses ja hiljem 33. aastal Jaan Tõnissonil võib-olla natukene närvid vedasid alt, et Tartus kiusati ta natukene ühe esinemise ajal ja ta kuulutas ka üleriigilise kaitseseisukorra välja. Ja mis oli küll selleks ajaks juba kehtivuse kaotanud, kui 12. märts tuli, nii et sellega oldi suhteliselt harjutud. Ma ei tea, kas teen väikse vahe siin ka, et on pikalt juba rääkima jäänud. Mis need esimesed muutused siis olid, et mida nüüd ka küsimus teistele vestlusringi osalejatele, et mis muutuma hakkas, kas kohe midagi muutus? Iseenesest, kui mina nagu mõtlen selle peale, mis mind kõige rohkem on nagu neid tolleaegseid mälestusi ja ajalooraamatuid lugedes nagu hämmastanud, on see, et ajakirjandus oli selle asjaga nagu kohe kaasas, et ei olnud nagu tegelikult ühtegi silmnähtavat suurt protesti, kriitikat, võib-olla ma ei ole ka kõike nagu suutnud näha, aga mul on jäänud selline mulje, et see oli ajakirjanduse poolt üleüldiselt nagu toetatud, et pigem nagu ajakirjandus esines, ma ei tea, kas meid kuuldakse halvasti ülekandes või kuuldakse halvasti koha peal, aga ma räägin igal juhul mikrofoni. Et ei olnud nagu suurt kriitikat selles suhtes, vastupidi, ajakirjandus esines nagu mingis mõttes nagu riigivanema sellise ruuporina, et tegelikult anti edasi neid samu sõnumeid, mida Konstantin Päts ja Johan Laidoner, ka mitmed teised poliitikud tahtsid, et ajakirjandus edasi annaks. Mitte ainult ajakirjandus, et nii kummaline kui ei ole, Riigikogu oli tegelikult täiesti olemas veel tükk aega peale riigipööret. Ma arvan, et see oli umbes aprilli lõpuni, oli Riigikogu täiesti teovõimeline, ta oli koos, aga ta ei teinud koosolekuid ja midagi ei toimunud, kuna Riigikogu esimees Eenpalu, tollal vist küll Einpump või mis ta võis olla, lihtsalt ei kutsunud koosolekuid kokku ja ei viinud läbi, kuna ta oli Pätsi toetaja ja hoolimata sellest, et rahvasaadikud olid kõik oma ametis ja kõigil oli vaba voli tegelikult teemasid tõstatada. Tegelikult nende tegevust ei olnud ära keelatud. Päts keelas selle alles aprilli lõpus ära või pani kinni Riigikogu. Et nad ei võtnud midagi ette, et see poliitiliste jõudude meelsus selle vastu, et üks konkurent ära koristati kas või nii jõhkral moel nagu lihtsalt trellide taha pista. Minu meelest siiski, ma ei tea, ajaloost võib olla vastuvarjada, aga minu meelest need süüdistused olid ikkagi suuresti välja mõeldud ja fiktiivsed ikkagi. Ei olnud mingit tõsist riigipööret kuskil kellelgi kavas ja kui ka ajaloolist loogikat vaadates, et nad olid ju võimule tulemas nii või teisiti ka valimiste kaudu. Valimised, nii riigivanema valimised kui ka Riigikogu valimised olid ka aprilli lõpuks välja kuulutatud ja pidid toimuma.
nii et tegelikult nad olid täiesti, ja nende populaarsus oli nii suur, et rahvas oleks nad nii või teisiti ära valida, ükskõik mis see oleks ette. jah, et ei vaidle ajalood vastab tõele, et ega neil mingisugust põhjust riiki pöörata ei olnud ja ei ole ka mingisuguseid andmeid selle kohta, et nad seda teha oleks üritanud. Lihtsalt kommentaariks Anvari kommentaarile veel seda, et see on mõneti loogiline, et pressis vastuhääli ei ilmunud, sellepärast et kõik parteid olid toona Pätsi selja taga ja ühtlasi ajalehed olid parteidega väga tihedalt seotud, et igal suuremal endast lugupidaval parteid oligi oma häälekandja ja Vapside oma pandi loomulikult siis 12. märtsil kinni. Aga jah, et Riigikogu koha pealt, et selle tasalülitamine võttis tegelikult veidi kauem aega, et viimane istung oli alles 2. oktoobril 34. Pärast mida, jah, Riigikogu jäi alles, aga seda kokku ei kutsutud, et oli niinimetatud vaikivas olekus, nagu seda Eentpalu ise kutsus ja sealt hiljem on siis tulnud see üldnimetus vaikiv ajastu. Kui poliitikaringkonnad ja ajakirjandusringkonnad olid toetavad, et kuidas majandusringkonnad tollal suhtusid sellesse, mis oli ettevõtjate, omanike, põllumeeste tagasiside? Ma arvan, et seda ei ole väga tähelepanelikult uuritud. Küll aga olid majandusringkonnad teatud määral läbi põimunud nagu ikka poliitiliste ringkondadega toona. Ja teiseks, ega majanduslikult ei olnud asjad sugugi halvad, kuna nagu ma mainisin, see majanduskriis hakkas just siis taanduma. Nii et ükskõik, kes oleks võimule tulnud järgnevate valimistega, oleks tal tõenäoliselt olnud nagu selline usalduskrediit tänu selle võrra suurem, et tegelikult taandus majanduslangus ja majandus tõusis nagunii ükskõik millised need otsused oleks olnud. See vist ei tööta. Mida veel sellest perioodist 35 kuni 39 võiksid sa ajaloolasena esile tõsta? Mida veel on oluline inimestel mäletada ja meeles pidada? Et jah, no üks asi, mida tasub võib-olla meeles pidada, on see, et kõige rohkem infot, eks ole, saame me selle kohta ikkagi erinevatest mälestuste raamatutest. Ja tasub võib-olla vaadata seda, et kes nad kirjutanud on ja mis on olnud nende poliitiline agenda nende inimeste oma, kes seda kirjutanud on. Et üldiselt 39. 40. ja sellele järgnenud aastate käigus need Pätsi pooldajad või inimesed, kes olid selle riigipöörde taga, kes tegid koostööd, suurelt tead kaotsid oma elu, nii et nemad mälestusi kirjutada ei saanud. Et need mälestused on kirjutatud ikkagi inimeste poolt, kes olid siis kas opositsioonis siis vasakul pool, opositsioonis paremal pool, aga mitte selle toonase mainstreamiga kaasas, nii et nad suhtusid kindlasti a priori vaenulikult juba mälestuse kirjutamise ajal. Eriti võib-olla tasuks seda silmas pidada ühe inimese puhul, kelle nimi on Andrus Roolaht, kes oli siis riikliku propagandatalituse pikaaegne, või noh, see ei töötanudki nii pikka aega, oli riikliku propagandatalituse töötaja ja hiljem siis pärast teist maailmasõda tegi siis koostööd erinevates propagandavormides KGB-ga päris tihedalt, peamiselt siis propaganda, mis oli suunatud välismaale, väliseestlastele. Et tema 89. aastal või 90. aastal ilmunud raamat nii nagu see oli, mälestusi ühest unustuse liiva maetud ajastust, et on üks peamisi allikaid, mida kasutatakse propagandalitsusest rääkimisel, aga et see on võib-olla mõneti lühinägelik. Värskematest uurimust võiks näiteks mainida Toomas Hiio eelmisel aastal ilmunud põhjalikumat artiklit propagandalituse kohta. Ehk siis kriitilist meelt ajalooallikate ka töös või nende lugemisel ja nendega tegelemisel, aga kui nüüd vaadata kriitilise meelega nüüd tänase päeva ja tollase aja seoste peale, et mis meil sellest õppida? Olgu siis alates sellest samast poliitilisest maastikust, aga ja sinna vahele jäävast neljanda võimu rollist ja miks mitte ka kodanike peale mõeldes, inimeste peale mõeldes. Mis me sellest kaasa võiksime võtta? Mis on see, mida meelde jätta ja mida tähele panna?
enne välis tänasesse päeva jõudmist tegelikult teeksin ühe sellise siirde veel umbes nii 40-50 aasta tagusesse aega, et kui me otsime näiteks Nõukogude ajalookirjandusest, mida nemad kirjutasid vaikiva ajastu kohta, siis see on nagu selles mõttes väga tunnuslik, et reeglina tavalistes kooliõpikutes oli see küll ära mainitud, aga sellest väga palju midagi täpsemat juttu ei olnud ja ka sellises teaduslikumas kirjasõnas oli sellest ikkagi suhteliselt nagu sujuvalt üle mindud, sellepärast et Nõukogude kontekstis oleks olnud väga raske kirjeldada, mis oli siis halba selles, et Konstantin Päts ei lasknud Eesti Vabariigi riigivanemana ajalehtedel kirjutada seda, mida ajalehed kirjutada tahtsid. Et sellest oli küll juttu, aga see oli näha, et tegelikult Nõukogude oludes, mis ise oli väga suletud ja palju vaikivam ühiskond, kui Eesti Vabariik 34. kuni 39. aastane seda oli, et seda teemat oli väga keeruline käsitleda. Nii et selles mõttes üks võib-olla selline õppetund ongi see, et asjaolu, ütleme, et õppetund ongi see, et mida vabam on ühiskond, seda lihtsam on ka selliseid teemasid nagu kajastada ja nendest rääkida. Väga palju on Eestis räägitud nendest 2 allkirjast, mis Päts 40. aastal andis 21. juunil käskkiri number 55 ja 56, võin isegi peast ütelda, millega ta ühega siis võttis Uluotsa valitsuse maha ja teisega määras siis Vares-Barbaruse valitsuse ametisse. Et võib ju diskuteerida selle üle, kas Päts tol hetkel reetis Eesti riigi või mitte. Minu meelest võib seal leida ka väga palju põhjendusi, miks ta tegutsedes täiesti oma volituste piires võis olla ka täiesti heauskne ja tegutses riigi huvides, aga kui me vaatame 34. aastat, siis see minu meelest on palju karmim värk, et seal me ei leia mingisugust väga suurt motiivi, mis tema käitumist õigustas. Ja minu meelest, kui ta kuskil pani riigireetmise toime, siis see oli just 34. aasta 12. märts, et seal ikkagi hävitati Eesti riigi selline demokraatlik olemus, inimestelt võeti koosolekuvabadus, ühinemisvabadus, sõnavabadus, kõik demokraatlikud vabadused tegelikult. Aga seda ei võetud ju kohe, see kõik võttis aega. See oma dekreetidega ta tegi seda selle ainuvalitsemisõiguse alusel ja mingit muud tõsist põhjust selleks ei olnud ikkagi, kui ainult oma võimu säilitada. Mulle tundub, et üks hästi oluline asi, mida tähele panna ja mida võiks ka tänasesse päeva üle kanda, ongi see, et kuidas samm-sammult mingisugused asjad muutusid ja üks asi viis teiseni. Ehk et need asjad ei toimunud üleöö ja tegelikult seesama kaitseseisukorra kehtestamine oli ka ju mingis mõttes nagu midagi tavalist või ütleme siis nii, et ta ei olnud ka midagi erakordset. Et mis on nende väikeste sündmuste või väikeste ajahetkede puhul see, mida sina ajakirjanikuna ütled, et mida oleks võinud tollel ajal tähele panna või mida ajakirjanikud oleksid võinud tollel ajal ka arvestades seda vastukaja, missugune oli selle otsuse vastukaja peegeldada ühiskonnale? Ajakirjandus oli sootuks teistsugune kui praegu. Siin Ivo juba mainis, et tegelikult oli ikkagi parteiline ajakirjandus. Et seda tüüpi lehti nagu praegu, kus ajaleht oleks poliitiliselt enam-vähem neutraalne või sõltuks ainult oma poliitiliselt neutraalsete omanike või peatoimetajate tahtest. Et sellist ei olnud olemas, olid parteilehed. Ühel erakonnal, teisel erakonnal, kolmandal erakonnal nad väljendasid ikka enam-vähem parteiivaateid. Et see on sootuks muutunud. Väga raske on ütelda, mida ajakirjandus oleks saanud teha. Sellist ajakirjandust ei olnudki olemas ja võib-olla see oli ka üks põhjus, miks need asjad ka nii läksid. Et tegelikult rahvas ei hakanud oluliselt vastu. Ajakirjandus ei hakanud oluliselt vastu ja ka opositsioon või nii kõrvutada siis oli peale vabadussõjalaste vahistamist ei hakanud oluliselt vastu, et lepiti selle olukorraga suhteliselt lihtsalt, aga kui sa küsid, mida õppides, minu meelest väga palju on juba õpitud, et 91. aastal oli ju väga suur surve selleks, et taasjõustada mõnda tolleaegset põhiseadust, kas siis Pätsi enda oma või mis iganes. Et ma arvan, et Eesti põhiseadus on tehtud väga palju ikkagi sellest ajast õppides ja selle aja kogemusi arvestades. Ei võetud 20. aastate väga ebastabiilseid põhiseadusi, mis võimaldasid hästi kiireid valitsuse vahetamisi ja ka parlamendi
kirevat koosseisu. Samal ajal ei mindud ka päris selliste restitutsiooniteed, et oleks 38. aasta Pätsi põhiseadus võetud. Et juba ainuüksi see näitab, et inimesed ikkagi said aru, mis vahepeal on toimunud ja kuidas seda asja paremini üles. Me oleme palju paremas seisus nii ajakirjanduse mõttes, nii seaduste mõttes, aga ma ei taha sellega ütelda, et me oleme nagu ohutusseisus. Ivo, sul oli kommentaar? Jah, jälle võin nõustuda lihtsalt kommentaariks nii palju, et kindlasti see praegune põhiseadus on tulnud mõnevõrra või oluliselt parem välja kui ükski sõjaeelsetest. Ja võib-olla üks asi, mida sealt veel võiks õppida, on see, et ka valimiskünnis ikkagi on vajalik tegelikult teatud sellise poliitilise stabiilsuse saavutamiseks. Alati jääb muidugi küsimus, et kui kõrgel ta peaks olema, et kas ta peaks olema nii kõrgel nagu ütleme Türgis, kus ta on väidetavalt 10%, mis kindlasti meie ühiskonna jaoks on liiga palju, aga tundub, et ka 1% võib jääda liiga väheks. Aga muus jah, nagu ma vist päris alguses juba ütlesin, et suurelt jaolt on need õppetunnid ongi juba õpitud, et praegu erinevates tabelites võib see koht küll mõnevõrra erineda võib-olla, aga Eesti on siiski üks suurema meediavabadusega riike maailmas vist, et selles suhtes on õpitud palju. Üks aspekt aga on see inimeste vaba mõtte ja selle väljendamine ja kuidas see tollal mõju avaldas või avaldanud selle koha pealt peavad ajaloolased rääkima, aga kui mina võtaks asja kokku sellest vaatevinklist, kuidas eelmisel aastal, kui Arvamusfestivali korraldajad hakkasid pidama esimesi arutelusid, et kas sellist sündmust teha, kas sellisel kokkusaamisel, kus Eesti tulevikust ja olevikust puudutatud inimesed tulevad kokku ja lihtsalt vahetavad mõtteid ja kuulavad ja räägivad, et siis tuli ka seda tagasisidet, et mis sellest rääkimisest kasu on ja kas üldse rääkida ja kui see mind otseselt ei puuduta, siis ma parem ei räägi, et kas see on mingisugune suundumus või tendents, mida tähele panna ja mis võiks olla selline ohumärk? No üks asi, millest me ei maininud sõnaga, oli see, et 34. aastaks siiski inimesed olid sellisest poliitilisest trallist väga väsinud. Et pidevad valitsuse vahetused pluss veel see majanduskriis siin taustaks, millest juttu oli. Et alati, kui inimesed poliitikast ära hakkavad väsima, et siis on minu meelest ohtlik olukord, et ükskõik millest see siis väljendub, kas sellises apaatias või selles, et ma ei poolda ühtegi parteid ega liikumist, praegu vist on see protsent juba 40 küsitlustes. Suhteliselt muidugi stabiilselt seal kuskil 40 ringis olnud, siis valimiste ajal jälle nagu pisut väheneb ja siis läheb tagasi. Et see on kindlasti üks selline ohumärk, aga need vaikivad ajastud, ega need ei toimi ka ju otseselt sellise mingisuguse alati väga suure seadusega, keeluga, et nüüd me tuleme paneme sul käed raudu. Et see toimub tõesti samm-sammult ja tänapäeval kindlasti teistmoodi kui tollal, kus võib-olla kaitsepolitsei vahistas väga paljusid inimesed. Ta toimib ikkagi läbi sellise sisemise hirmu ja hirmutada saab inimesi väga paljude asjadega. Ajakirjanikke ja mitmetel positsioonidel olevaid inimesi. Et kui sa ikkagi näed, et kuskilt su kolleeg, kellel on liisingud maksta ja lapsed kasvatada ja mingisugused kulud veel lastakse töölt lahti arusaamatutel põhjustel, siis sa hakkad mõtlema, et aga äkki seal taga oli midagi. Äkki ma peaksin enda suud ka natuke koomal hoidma. Et nii need asjad toimivad. Et siis ikkagi see väikesed muutused. Väikesed muutused, et kujutame ette, et ütleme, et mõne erakonna esimees on mõne suure ajalehe kas peatoimetaja või omaniku sõber. Nad saavad iga nädal kokku, räägivad millestki. Aeg-ajalt see erakonna esimees ikka poetab. Kuule, sul töötab seal, mis ta nimi oli, Samost, ja et jälle ta kirjutas sellise jama. Ja kui niisi see kordub nädalast nädalasse, siis ühel hetkel, kui seal ajakirjanikul võib-olla ongi mingi pahandus, ta lastaksegi palju kergemini lahti kui keegi teine, eks. Et need mehhanismid on hoopis teistsugused ühiskonnas ja nende kaudu võib ka sellist nii demokraatlikku ühiskonda, nagu Eesti praegu on, nii suure välise sõnavabaduse ühiskonda kontrollida. Minu meelest selliseid tendentse on viimastel aastatel täiesti olnud, aga erinevalt 34. aastast just seetõttu või vastupidisel põhjusel, et kõik on väga stabiilne. Mõned parteijuhid ja mõned parteid tunnevad ennast
ülikindlalt, peaaegu et nii nagu Päts oma dekreetide najal, et noh, meid ei kangutasid miski ja meid ei kõigutasid miski, et me võime teha, mis me tahame. Kui me tahame, siis me ikkagi nagu ütleme, et pane Kender Sirbi peatoimetajaks ja isegi kui sealt jama tuleb, meiega ikka midagi ei juhtu. Ma panen valge kampsuni selga ja olen seal parteis edasi ja poole aasta pärast võib-olla kandideerin selle partei esimeheks ja peaministri kohaks ka. Et see on nagu teistpidi juhtud tendents. Võib-olla nagu täiendaksin tegelikult paralleeliga ühest meie naaberliigist, et kõik teame, missuguses olukorras on praegu Vene ajakirjandus, kui palju on Venemaal järel neid ajakirjandusväljaandeid, kes saavad vabalt nagu sellest kirjutada, mida nende president ja valitsus ja muud riigiinstitutsioonid teevad, et sisuliselt on neid väga vähe ja peamiselt need, mis järel on, need on sellised kitsama auditooriumiga väljaanded. Aga seal ei ole mitte see, et tegu on enesetsensuuriga? Jaa, aga ma tahtsingi öelda, kuidas see kõik algas tegelikult, et mul on paar vana head kolleegi, ajakirjanikku, kes on töötanud 10 aastaid Venemaal ja ma olen nendega üle nende aastate, mis siis uut Venemaad on olnud, rääkinud ka Venemaa ajakirjanduse olukorrast. Et olid ju Venemaal tegelikult 90 aastate alguses ja 80 lõpus tegelikult sellised ajad, kus Vene ajakirjandus oli väga-väga vaba. Et tegelikult ma isegi mäletan, ma vaatasin Vene erinevatest telejaamadest erinevaid vestlussaateid ja Vene uudiseid ja see oli kõik tegelikult mingis mõttes või isegi öelda, et oli lausa eeskujuks, sest et see oli nii tormiliselt arenenud ja siis hakkas asi tegelikult ju halvemaks minema alles 90 aastate lõpus, 2000 aastate esimeses pooles ja need samad minu Moskva kolleegid on öelnud, et tegelikult see murdepunkt oli 1996. aastal ja see murdepunkt oli olemuselt väga lihtne, nimelt toimusid presidendivalimised, Boris Jeltsin oli Venemaa esimene demokraatlikult valitud president, tema reiting oli seal kuskil 2–5% ringis ja oli üsna kindel, et uueks presidendiks saab kommunistide liider. Ja ajakirjanikele, kes kommunistidesse suhtusid refleksiivselt väga vastumeelselt, oli see ebameeldiv, samas telejaamade omanikud, Berezovski, Kusinski, teised suured oligarhid kartsid omadel põhjustel kommunistide võimule tulekut. Ja seetõttu oli selline vaikiv kokkulepe, et kommunistide presidendikandidaat vaikitakse maha ajakirjanduses. Samas Boris Jeltsin, kes praktiliselt oli võimetu presidendikampaanias osalema, tema roll, tema isik, tema esinemised, kõik mängiti üle elu suuruseks, väga ilusaks, väga meeldivaks. Ja seda, ma saan aru, et need inimesed tegid kõik nagu mingisuguse nagu hea eesmärgi nimel, nende meelest vähemasti, enamuse meelest. Aga mis juhtus oli see, et pärast seda, kui president oli tõesti tagasi valitud, päris raskelt küll, aga tagasi valitud, siis need samad telejaamade omanikud eeldasid ajakirjanikelt samasugust koostööd ka edaspidi. Ja mingil hetkel need telejaamad jäid ette Boris Jeltsini poolt peaministriks nimetatud ja pärast seda presidendiks valitud Vladimir Putinile, kes nõudis need telejaamad sisse ja siis juba nendel ajakirjanikel, kes olid aastaid tegelenud enesetsensuuriga ja oma omanike huvide esindamisega, oli väga raske öelda riigile, kes osutus telejaamade uueks omanikuks, et me oleme kuidagi iseseisvad, et kes ei suutnud selleks ära, kes suutis, leidis endale mingisuguse reisi või kokandussaate, aga nendest olulistest ühiskonnasaadetest ajakirjanikud kas lahkusid või hakkasid siis tegema sisuliselt propaganda. Ja see oli täpselt samamoodi samm-sammult, kõik algas nii-öelda heast eesmärgist, enesetsensuurist, poliitilistest sidemetest ajakirjanduse ja võimu vahel ja lõppes, me ise teame, kus ta praeguseks hetkeks lõppes sellega, et sisuliselt praktiliselt kogu Venemaa ajakirjandus on muudetud propagandakanaliks. Aga siit tuleb minu arvates üks paralleel eelmisesse nädalasse ja see on see, et kui eelmisel nädalal sotsiaalvõrgustikes hakkas kostma ettepanekuid, et keelame ära Vene telekanalite näitamise Eesti alal, et kõik see, mida seal edastatakse Ukraina sündmuste, Krimmi sündmuste kohta, et ärme risusta sellega ka inimeste info välja. Kas see on ka siis tegelikult hoiatav märk, et selline võib olla ju hea kavatsus, aga kuhu see võib viia? Võib-olla hüppaksin sammukese tagasi, kuni teised koguvad järgmise küsimuse jaoks mõtted, aga ma lihtsalt tahtsin tuua välja, see sotsiaalvõrgustike teemaga kindlasti haakub. Üks väga oluline tehnoloogiline erinevus, mida inimesed praegu võrreldes 34. aastaga peavad silmas pidama, kui nad midagi räägivad, on see, et
et näiteks meie jutt siin praegu, kui me oleksime rääkinud 34. aastal, siis olekski olnud ainult see hetk ja pärast seda võib-olla on ta kellegi mälus, võib-olla ka mitte, aga kindlasti ei pruugi ta olla, ei ole ta igavesti või vähemalt väga kauaks avalikult kätte saadud. Et tänapäeval, kui avalikult midagi öelda, siis kindlasti sellega tuleb arvestada, et see on avalikult kätte saadav. Teine asi on see, et üldiselt ikka mulle tundub vähemalt, et nii palju, kui minul seda tagasihoidlikku esinemiskogemust on, et pigem lendavad ikkagi asjad, kui keegi ütleb midagi natukene rumalat, kui keegi ütleb midagi väga tarka, siis juhul, kui mingid fopad või sellised asjad lendavad võib-olla paremini. Ja seoses sellega tekib ka järgmine mure, eks ole, et need vabad kommentaariumid, ma ei tea, kuivõrd palju see tänapäeval enam mure on, et ma arvan, et selles suhtes on tehtud nagu õiget tööd, et päris anonüümselt kommenteerimise võimalusi on mõnevõrra vähendatud, aga tõepoolest Meil öeldakse, et meid ei ole siin ruumis hästi kuulda, et räägime pisut kõvemini. Okei. See mikrofon vist ei aita kuigi, räägime lihtsalt kõvem häälega. Jah, et nii, kuhu ma jäingi? Jah, et see kindlasti mõned aastad tagasi ma olen küll kuulnud oma headelt tuttavatelt seda, et inimesed on kurvad küll sellepärast, kui neid sõimatakse. Mitte sellepärast isegi, mida nad öelnud on vaid niisama. Aga sellega see mõtlesin nüüd. Ja mis puudutab veel neid sotsiaalvõrgustikke, ma saan, et me läheme Kristi sellest esitatud küsimusest sellest kaugemale, aga me tuleme tagasi, sest tegelikult see oli iseenesest hea. Ma ei tea, kas on siis mikrofon meie kasu mõjumise käes? Ei ole, võib ära panna. Et ma siis ei sega ennast sellega, et mis puudutab sotsiaalvõrgustikke, siis ma tahaks tähelepanu juhtida ühele sellisele väga laialt levinud eksiarvamusele tehnoloogia suhtes. On inimesi, kes arvavad, et kuna meil nüüd on internet, kõik on andmesideühenduses, andmeside on igal pool, peaaegu igal pool maailmas, kel ei ole seda valguskaablit või vastpaari, sellel on mingisugune üle õhu kulgev mingisugune andmeside. Ja seetõttu nagu see ühiskond oleks kuidagi nagu oluliselt teistsugune, kui ta oli nagu 20 või 30 või 80 aastat tagasi. Tegelikult see on selles mõttes väga ekslik, et tehnoloogia iseenesest ei ole kunagi hea või halb, ei toeta mingit protsesse, see on meie selline inimlik võime tehnoloogiale mingeid omadusi juurde mõelda. Kui me vaatame selle peale, kuidas tegelikult neid samu sotsiaalvõrgustikke ilma igasuguse sõnavabaduseta diktaatorite poolt juhitavad riigid ka viimastel aastatel on osanud ära kasutada, manipuleerida, juhtida, kasutada seda täpselt vastupidisel eesmärgil sellele, mis see populaarne mõtteviis nagu endast eeldab, et internet iseenesest toob rohkem vabadust ja sõnavabadust ja loob seosed ühiskonnas. See ei ole sugugi nii. Et selle võrra me pääsenud ei ole? Me ei ole selle võrra pääsenud, ma arvan, et väga oluline ongi just see, et mida inimesed ise endast nagu arvavad, kuidas inimesed ise ennast ühiskonna suhtes tunnetavad. Ka see sama 96 aasta Venemaal, millest ma rääkisin, ja hilisemad siis 2000. aastate algus, kui Vladimir Putin pööras Vene ühiskonna ümber. See internet oli olemas tollal ja tegelikult on siiamaani suhteliselt vaba Venemaal. Aga mida Venemaal tollal ei olnud, oli kodanikuühiskond. Ei olnud neid inimesi, kes oleks nagu suutnud oma igapäevastest huvidest või ma ei tea, mingist muust kapseldumisest üle olla, püsti tõusta, öelda, et nii ei lähe, ma ei ole nõus, mul on siin sõbrad, me teeme koos midagi selle vastu, võtame midagi ette. Kodanikuühiskond oli väga nõrk ja see, et seal oli mingisugused tehnoloogilised võimalused juba olemas, et see ei aidanud seda situatsiooni kuigi võrd. Aga minu jaoks üks nendest asjadest, mis eelmisel suvel, kui Arvamusfestivali ettevalmistusaeg oli, et siis ka seda tagasisidet tuli päris palju, et ma tegelen oma koduga, oma äriga, oma ettevõtmistega, et ühiskonna asjad, nendega tegelevad teised inimesed. Kas see on asi, mida võiks tähele panna nüüd järgnevate aastate tähenduses, et kas te ajakirjanikuna, Kalle, kas sa kohtud sarnase mõtteviisiga, kui sa õpetajate lehte teed? Õpetajate lehte tehes ma kohtun isegi veel natukene, me ei jõua nii kõvasti rääkida, natukene võib-olla, et isegi hirmutavama mõtteviisiga on see, või mis see mõtteviis, et inimesed kardavad. Ja kardavad mida? Kardavad oma elujärje pärast, õpetajad eriti. Ehk siis see, et parem ma ei ütle, muidu jään töökohast ilma, nii mõtle? Räägitakse ja kirjutatakse ja mis iganes, aga ärge te minu nime avaldage.
ma ei taha, et mul tuleks pahandusi, et see on nagu väga palju rohkem levinud, kui üldiselt teatakse. Et inimesed on väga mures oma isikliku saatuse pärast, kui nad mingit asja nagu ausalt räägivad või väljendavad. Et ollakse valmis leppima sellega, et olla kas anonüümne või üldse sellest mitte rääkida, aga ma saan nendest valikutest täitsa aru. Aga see on ju kindlasti siis hoiatav näide on Eestis palju, seal on muidugi tööalane suhe nüüd kool ja direktor ja paljudes väikestes koolides on kindlasti see suur probleem, et õpetajad ei võigi väljendada oma nagu seisukoht, et seal tekib kohe tööalane konflikt ja nii edasi. Aga et eks see ole mujal ka ja kui siin Anvar räägib tehnoloogiast, et siis kõige lihtsam näide on see, kuidas parteikontoris istub 10 või 15 selli, kes lihtsalt su läbi sõimavad mingisuguses interneti kommentaariumis selle eest, kui sa mingit seisukohta avaldad. Et see on selline hästi primitiivne, aga täpselt samamoodi toimib vastupidi. See, mida Ivo mainis, eks ju, seesama ja mida Kalle ka mainis, eks ju, et paljudel inimestel puudub nagu soov minna avalikult mingi oma arvamusega esinema, kuna seal võib olla anonüümseid kommentaatoreid, kes tulevad ja ründavad mitte seda ideed, mitte seda arvamust, vaid seda isikut, kirjutavad temast midagi. See on tegelikult üks selline nagu heidutusmehhanism. Daniel Vaarik kirjutas sellest juba täpselt 3 aastat tagasi. 3 aastat tagasi märtsikuu keskel kirjutas Daniel Vaarik Memopraadis ühe väga hea teksti, kui minu inimesed on rumalad ja selles ta just puudutabki seda sama anonüümse kommentaariumi teemat ja seda, et kuidas see on toonud kaasa olukorra, kus väga mitmed Eestis inimesed, mõtlejad, erinevates tegevusvaldkondades töötavad inimesed on loobunud avalikus ruumis esinemisest, et vältida seda, et kommentaariumis neid pekstakse, mis te olete päri selle? See kindlasti on suur probleem, et ma teeksin ka veel väikse vahe vahele, et tegelikult on pool probleemi selles, et meediaväljaanded võimaldavad sellist käitumist, aga teine pool probleemist on selles, et on terve rida institutsioone ja minu meelest ka väga olulisi institutsioone Eesti ühiskonnas, nende seas mõned erakonnad, kes teadlikult kultiveerivad sellist fooni, et nendel on olemas mingisugune mehhanism, mille läbi teatud isikute, teatud teemade vastu koondataksegi neid anonüümseid kommentaare ja kommentaatoreid ja sellega nagu vähendataksegi ühiskonnas seda debatti, arvamuste vahetust ja see pannakse nagu sellisesse nagu, kuidas ma ütlen, inimesed pannakse olukorda, kus nad ei taha nagu oma arvamust avaldada. See on üks osa sellisest nagu mingist nagu kaasaegsest vaikivast ajastust mingis mõttes. Teine probleem, mis võib-olla viimastel aastatel on Eestis ju olnud, on see, et valitsus või võim või mis iganes reageerib mis tahes kriitikale isikliku rünnakuga kritiseerija vastu. Et ei hakatagi üldse mingisugust asja arutama. Lihtsalt peaminister tuleb ja ütleb, et kuule, kas sa oled seemneid söönud. Et kui ma seda lause peale mõtlen, ega see väga palju ei erine ju sellest lausest, kui Päts ütles, et rahvas on haige. Kui ütled, et rahvas on seemneid söönud, eks ja peaks fooliummütsikest kandma. Et kellel on seal suured silmad ja kinnine suu, kes on lihtsalt loll ja milline tal tagumik on või mis iganes, et see on väga levinud. Mis tahes kriitikale vastata rünnakuga, et kritiseerija on kas idioot või ta on kellegi poolt nagu kinni makstud, ära ostetud, mis iganes. Et see on jälle üks viis, kuidas pikapäev igasugune kriitika ära summutada. Keegi ei taha ju hakata midagi üldse ütlema, kui selle peale nagu võetakse su isik käsitluse alla. Milleks meil seda vaja? Eks siis see hea arutelukultuuri üks põhireegleid, et isikut ei rünnata, et selle eest seismist peaks siis esimese asjana soovitama, et selles arutelukultuuris need arvamused ikka välja tahaks tulla, et inimesed ei tunneks seda isiklikul aadressil tulevat jõulist agressiooni. Võib-olla, et see on liiga isiklik ja hakata isiklikest asjust rääkima, aga 3 või 4 aastat tagasi praegune rahandusminister Jürgen Ligi, kes siis veel ei olnud rahandusminister, aga oli saanud, sõimas mind oma blogis ropult läbi. Ropendused olid küll venekeelsed ja ma mäletan, mis nad enam seal olid, aga jõhkrad ja venekeelsed ropendused ja see tema kirjatükk lõppes sõnadega, et pane ennast põlema ja midagi sellist. Et
see oli üks esimesi kordi minu meelest, kui üks Reformierakonna üks juhtivaid poliitikuid ründas ajakirjaniku, kes oli võimu kritiseerinud. Ja kui ma meenutan seda reaktsiooni, mis nagu ühiskonnas oli, siis tegelikult mingit reaktsiooni ei olnudki. Kõik vaatasid lihtsalt rahulikult, et mis nüüd edasi saab. Ainus reaktsioon oli see, et paar veidi kergema närvikavaga ajakirjaniku jooksid minu juurde ja karjusid, kas sa kaebad nüüd Jürgen Ligi kohtusse. Et tegelikult minu meelest selline inimene ei oleks pidanud iial Eesti valitsuse liikmeks saama, see reaktsioon oleks pidanud nii tormiline. No minu meelest see on nagu ele näide just nimelt nendest järkjärgulistest muutustest. Kõigepealt on üks selline avaldus, kõik vaatavad, et ebaviisakas inimene, miks ma peaksin temaga mingisse nagu vaidlusse asuma, nagu sa ilmselt isegi mõtlesid, et las ta olla. Aga siis me nägime, kuidas aega pikku hakkas sellist retoorikat tulema rohkem ja rohkem ja rohkem. Siis õppetund on Kalle siis ju see, et siis seda lasta olla suhtumist ei tohiks olla, ei tohi jätta seda. Lõpuks läks Riigikogu kõnepulti ja ütles, et Riigikogu on loll, eks ju, või kuidas ta seda täpselt väljendas, et jah. Aga Ivo, sa tahtsid vahele? Tahtsin küll, et lihtsalt oma seda ajaloolise haridust ära kasutades, et üks asi, mis on oluline vahe kindlasti, on see, et kui praegu mõni poliitik teeb sellised avaldused, et siis on, mida iganes, võime praegu rääkida, võib kohtusse kaevata või on vähemalt võimalik sellest rääkida. Et 34. aastal, kui Päts ütles, mida ta ütles, et siis ajakirjanikul kindlasti seda võimalust ei olnud. Et selles suhtes ma arvan, et me peaksime nagu tegema ikka olulist vahet, et kui me räägime nagu vaikivast ajastust, mis oli 34 kuni 40, et me ei saa seda sama nimetust nagu üks-ühele ikkagi üle kanda, jah. Sest tuletan veel kord meelde, et ikkagi meie meedia on vähemalt nende rahvusvaheliste hinnangute järgi üsnagi vaba praegu. Ja hüpates jälle korra tagasi, et võib-olla ma olen natuke pikemate juhtmetega, et ma pean tagasi korra minema, et need probleemid, mis siin käsitlust teisid seoses sotsiaalmeediaga ja ühtlasi ka see, et tehnoloogia võib-olla ei muuda nii palju ühiskonda, et võib-olla siin on tegelikult üks selline lahenduse võti nagu välja toodud. Kui meil on juttu olnud allikakriitikast seoses nende materjalidega, mis on ilmunud 34. aastal või allikakriitikast seoses nende materjalidega, mis ilmusid 50 aastat tagasi, et põhimõtteliselt kui me suudame olla allikakriitilised ka nende materjalide kohta, mida kirjutatakse täna ja praegu, eks ole, ükskõik kas see on siis sõimav kommentaar, me anname ta aru, milline on olnud selle kommentaari kirjutaja agenda või see on mingisugune väga filigraanne ja peen kuskilt, ma ei tea, välismaa mõttekojast tulev arvamus, mis tegelikult peidab endas siis, mis võib olla ka saanud, eks ole, alguse kuskilt mujalt, mis tehakse natuke segaseks jutt. Aga mis ma pean silmas on see, et ütleme näiteks Nõukogude perioodil oli KGB-l siiski komme ja päris kõrgelt arenenud võimekus mõjutada siis välisriikide avalikku arvamust läbi meedia. Või kuivõrd kõrgelt arenenud see võimekus oli, aga vähemalt seda tööd tehti pidevalt, ise küsimus on see, et kuivõrd efektiivne ta kus ja millal oli. Tuua, eks ju, Vaitsi päritolu ja tuumatalv, need on hästi tõestatud, hästi dokumenteeritud näited sellest, kus mitte millestki tehti kogu maailma jaoks suur narratiiv. Et loomulikult me ju ei väida, et meil Eesti jaoks mingi vaikiv ajastu, kui selline mulje, et me räägime pisikestest sammudest, mis võivad viidata meie sõnavabaduse või ajakirjandusvabaduse hiilivale sellisele tasakesi piiramisele. Aga ajalugu minu meelest kindlasti kordub kogu aeg, aga ta kordub teistes vormides ja mitte kunagi nii nagu 34. aastal, et kindlasti me ei peaks praegu ette kujutama mingeid öiseid vahistamisi või mingit sedalaadi vaikivat ajastut, aga mingeid ohumärke võiks siiski ju püüda ennustada. Tooks ühe sellise näite, et mõned aastad tagasi ilmusid Eesti ajalehed valgete esikülgedega protestiks ühe seaduseelnõu vastu, millega natukene tehti ajakirjanduse olukorda kehvemaks. Ja Anmar minu käest, kes oli nende valgete esikülgede vastu, küsis, et miks te niiviisi tegite. Aga et mis te teete siis, kui päris tõsine asi juhtub? Et kui te nagu kogu oma laskemoona panete mingisugusele väikse seaduseelnõu vastu. Samasugust tagasisidet sai juba see kleeplihtide, see teipimisaktsioon. Minu väide on see, et mingit sellist
suurt pauku ei tulegi, mille vastu neid valgeid esikaani teha. Kõik ongi väiksed sammud, et kui me vaatame praegu, kuskilt tuleb Rait Maruste, kes hakkab rääkima, et peaks Riigikogu komisjonide töö ära salastama 30 aastaks. Anvar, kas see on põhjus teha valge esikaas või mitte? No minu meelest ka ei ole nagu põhjus. Ja me ei leiagi ühtegi sellist suurt sammu. Kõik ongi, praegu arutatakse seda, et võtaks õige kohtuotsused, võtaks nendest kurjategijate nimed välja, ehkki meil põhiseaduses on küll öeldud, et kohtupidamine, kohtuotsus on avalik, aga ikkagi võib-olla see riivab kellegi õigus. Jälle natukene, no ei ole ka põhjust suurt kella lüüa, eks ju, mis me siin lärmitseme tühja asja pärast. Võtame need kurjategijate nimed välja ja las olla, eks ju. Ei raske mitte nõustada, et küsimus... Ja siis võtame järgmise asja keelame ära ja et ei ole sellist suurt pauku, mille vastu protestida. Aga no, ja tegelikult teine pool on see, et need väikesed muutused ja minu arvates teine pool on ikkagi seesama tagasi nende Vene telekanalite juurde, kus ma ennem oma küsimusega olin, et ka need asjad, mis esmapilgul võivad tunduda, et need on ju heade kavatsustega tehtud ettepanekud, siis aga mis on see järgmine asi? Mis on see järgmine teema, millest inimesed ei peaks teadma või mida inimesed ei peaks kuulma? Et mis teie kommentaar sellele Vene telekanalite piiramisele on? No ma eeldan, et me ei saa nagu tervet mõistust ka paljude asjade puhul päris ära unustada. Et ütleme, et kui olla näiteks, ma vähemalt kujutan ette, ma ei tea täpselt, kuidas see õiguslikult reguleeritud on, et uppuval laeval või siis laeval või lennukil, kus on mingisugune tõsine probleem ja hakata seal karjuma, et siia me nüüd kõik jääme, siia me uppume, see mingisugune põleb ära ja nii edasi, ühesõnaga, mis ainult kütab paanikat üles, et sellisel juhul keegi tuleb varsti ja paneb, ma ei tea, rakendab jõudu või mingisugune turvamees tõenäoliselt tuleb ja ütleb vähemalt lõpeta ära. Et selline sõnavabaduse piiramine nagu viiakse läbi. Ja me eeldame tõesti seda, et juhul, kui see laev või lennuk saab jälle korda oma kursil, et siis mingisugune võib nagu see tavaline vestlus jätkuda. Et võib ka nii minna. Kas see oli mõistetav? Jah, minu jaoks kohe tekib see sama paralleel, et eks see kaitseseisukorra puhul oli ka sama olukord, et öelda, et nii kaua, kuni olukord laabub, nii kaua, kuni olukord normaliseerub ja siis selgus, et 6 kuu pärast ikkagi ei olnud normaliseerunud. Ja kaitseseisukorra puhul oli tõepoolest see, et kuna oli ka kogemus olemas, et see lõpetatakse ära varasematest aastatest, et mingisugune, siis tõesti on väga raske öelda seda esimest korda, kui seda ei lõpetatud. Minu meelest on nii, et sõnavabadus ei ole inimese selline põhivabadus või suur põhihuvi. Et tal on palju suuremaid huvisid, vähemalt sellises lühikeses oma igapäevases maailmas. Tal on vaja oma igapäevane elu ära elada ja see, kas kuskil on punktuaalselt mingid sõnavabaduse reegleid järgitud või mitte, et see ei ole sellise tavalise inimese huvi ja kui rääkida nüüd sellest sõnumist, mida talle edastatakse, kas siis Vene või Eesti telekanali kaudu, siis pigem võib-olla kõlab küll halvasti, et inimene eelistab meeldivat sõnumit kui tõtt, kui need on vastuolus. Et ma arvan, et need mõtted tekivad sealt, et see on vastik, keelame ära. Ja võib-olla, et järgmisena oleks vaja näiteks Eesti sportlaste dopingust rääkimine ära keelata, sest see on halb, see kahjustab meie sellist rahvuskehandit, meie kangelasi solvatakse ja püütakse näidata neid mingisuguste valetajatena ja sealt järgmist asja. Kõik ebameeldivad asjad saab lõppude lõpuks valitsuse kritiseerimine, aga see ka ei ole nii väga tore, et ikkagi... Et ma igaks juhuks võib-olla kordan üle, et valesti mõistmist ei oleks, et tagasi minnes siis 20-30 juurde, et siis ütleme näiteks selle ultravasakpoolse Venemaalt finantseeritud pressiväljaannete sulgemine kuskil 20. alguses, ka 24. aastal, kui oli 1. detsember, eks ole, et toona 1. detsembril kuulutati välja üleriigiline kaitseseisukord, pandi ametisse sõjavägede ülemjuhataja, kes oli ka Johan Laidoner, et see toona oli täiesti asjakohane. Et võib olla olukordi, kus seda on vaja, aga see ei saa olla mingisugune pikaajaline asi, mida nagu järgida. Mis puudutab seda sama Vene telekanalite teemat ja me teame väga hästi, et kus on need piirkonnad Eestis, kus venekeelsed inimesed elavad nagu kontsentreeritult ja kus neid telekanaleid palju vaadatakse, siis minu meelest Eesti riigil, valitsusel, Riigikogu poliitikutel ja kogu ühiskonnal oleks
hoopis midagi muud, mille peale mõelda, et kuidas olla nagu rohkem kohal seal. Et minu meelest see on väga aktuaalne, kuidas anda nendele piirkondadele, nendes piirkondades elavatele võõrkeelsetele inimestele rohkem riigi kohaloleku tunnet. Et meil on praegu Narvas üks Tartu Ülikooli Narva kolledž, me kõik oleme väga uhked selle üle, kohalikele see meeldib, see on nagu oluline nagu, saavutus, aga see on ainult üks asi. Ja miks ei võiks seal olla mingeid muid riigiameteid, seesama Sisekaitseakadeemia, mille sinna kanti viimisest on palju räägitud, ükskõik missugused riigiameteid, noh minu poolest kas või ma toon suvalise näite, et Tehnilise järelevalve inspektsioon võiks olla kuskil Kohtla-Järvel Narvas, kus on seal need suured tööstuspiirkonnad lähedal, et see tegelikult tekitaks seda sama kohaliku ühiskonna sidet Eestiga palju rohkem, et see oleks sama nagu meediast ja tehnoloogiast mitte sõltuv kodaniku ühiskond, mida oleks seal rohkem kohal. See oleks see, mis oleks nagu saavutada. Aga siit ma tahaks natukene irriteerida veel ühe eelmise aasta sügise mõttega, et mäletatavasti me lugesime, väga mitmed meist lugesid ühte visioonidokumenti, mis rääkis lehest, mis jätab kodanikele riigist normaalse mulje. Et kas siin on ka mingi esmane näide sellest, et mõne varasemalt me selliseid lauseid ei ole näinud või vähemalt selliseid ajalehtede toimetuste põhimõttelisi seisukohti pole kuulnud? See on väga selgelt jälle seotud nende näidetega, mida Kalle on siin mitu tükki toonud, et tuli samadest allikatest ja samadest ringkondadest, aga ma tahtsingi öelda, et see sama Vene propagandakanali piiramine on esimene samm, teine samm oleks siis teha enda propagandakanal. Kõigepealt teeme venekeelse propagandakanali, võib-olla natuke saabedest teeme ka eestikeelse propagandakanali. Et mis siis nagu saab? See on selles mõttes väga raskesti kontrollitav, jällegi selliste väikeste muutuste, väikeste sammude kaupa kulgev areng. Et loomulikult, et see oleks nagu erakordselt piinlik, kui meil oleks riigi poolt finantseeritav ajaleht, mida juhitaksegi teadmises, et riigi elanikele tuleb riigist jätta normaalne mulje, et õnneks seda praegu ei ole. Aga see oleks peaaegu juhtunud. Selle Sirbi näite juurde veel, seal normaalse mulje jätmise juures oli ju teine pool ka. Selle normaalse mulje jätmise eest anti toimetusele kohe palju raha. Õnneks seda raha nüüd ära ei võetud ka siis, kui see normaalse mulje jätjad minema läksid, aga riigil on võimalusi mitut moodi mõjutada ajakirjandust, ka eraajakirjandust põhimõtteliselt, et kui sa lähed ikkagi rääkima mingist käibemaksusoodustusest järjekordselt kuskile Toompeale, siis saab sinu käest ikka küsida, et kuulge, mis jama te seal olete kirjutanud 2 aastat, eks. Et samamoodi nagu taheti selle Sirbiga teha, seal võib-olla oleks saanud sinna väga palju raha juurde anda, mille eest üha normaalsemat muljet sellest riigist jätta, et ega Sirp ei pea tingimata selliseks jääma, nagu ta kogu aeg on või nii väiksegi raasiliseks. Aga normaalse mulje jätmine tundub ikkagi siiski olevat üks teema, sest Postimehe arvamusliidrite lõuna homme, mis toimub, on ju ka pealkirjastatud, et miks me viriseme. Et mis see teema siis ikkagi on, et me ühest küljest erinevad arvamused, asjadest rääkimine, mis ei suju, probleemide ja konfliktide avalik käsitlemine on normaalse demokraatliku ühiskonna tunnus, ütleme siis isegi eeldus, aga teiselt poolt jällegi ikka jälle tuleb üles neid, et millal ometi me lõpetame virisemise. No minu meelest see on võib-olla selline hea nagu definitsioon sellele, et millal me peaksime mures olema, et niikaua, kuni meil on poliitikuid ja sealhulgas valitsuspoliitikuid, kes ütlevad, et ärge virisege, ärge tüüdake mind selliste virisevate teemadega, et vähem virisemist, et niikaua meil on põhjus sinna 34. aastasse tagasi vaadata nendest asjadest rääkida. Ehkki meil ei ole nagu mingit käega kaksutavat ohtu. Aga mulle tundub, et selle tänase vestlusringi tundmine on nüüd mööda saanud lõpetuseks võib-olla kõlaski kõige paremini see, mida Enn Soosaar 2009. aastal juba kirjutas, et me peaksime ammu olema lahkunud ajast ja mõtteviisist, kus üksainus tõde ja üksainus õige maitse ja üksainus õige võimalus mõista eksisteerib, et see on vast see asi, mida võiks me kõik meeles pidada, mõeldes tagasi sellele 80 aastale ja mõelda sellele, et igalühel on õigus oma arvamust avaldada, igalühel on võimalus seda teha ja
ja mitte peljata seda, et aga äkki mu töökoha, äkki mu lähedaste, äkki mu isikliku heaeluga sellest sõltuvalt midagi halveneb. Aitäh! Aitäh! Ma pean küsima taas.